Kui ma olin 19-aastane, siis mul tekkis kange tahtmine minna mägedesse, kuna minu paljud tuttavad olid mägimatkajad. Ja siis, kuna järjekordselt oli küsimus selga panna, kui puues saada polnud, siis meil liikusid ringi sturmalõiked. Ja ma kusagilt hankisin sturmalõiked ja õmblesin endale siis sellisest kakivärvi presendilaatist materjalist sturma. Ja tegin ka mingid kindad endale ja tegin ka mingisuguse mildist maski. Ja tol ajal selekottide maailmas oli võimalik osta ainult kas Yermaki nimeline selekott või mingisugune Abalaakovi nimeline selekott, mida kandis siis teise maailmasõja ajal Vene sõdur. Mina võtsin Yermaki ja heitsin ta ümber, sellepärast et õlarihmad olid väga ebameeldiva kujuga ja vee oli ebameeldiv siis, et vastavalt siis oma vähestele selekoti alastele kogemustele tegin talle uued õlarihmad ja uue vöö. Ja meie kuulsus ja kogemus oli nii suur, et siis 2002. aastal meeletuntud inimene Liiva Niilas oli alustamas Vuhutuuri projekti, tuli meile külla, rääkis, et kas me rattakotti teeme, siis teeme küll, tegime siis nendele kõigile meeste rattakotid ja seljakotid. Ja sellekotti olid siis ühilduvad rattakotiga, nad integreerusid. Ja Ilivoga rääkisin siin nädal-kaks tagasi, ütles, et osa rattakotti on siiamaani terved ja sellekotti, mida me tollal tegime, talle ta kasutab siiamaani. Kuna ta ka filmimees, ta käib ekspeditsioonidel, siis on tal suhteliselt palju kasutust leidnud ja et kusagil 20 aastat on sellekott vastu pidanud. Teine huvitav teema on siis selline, et Arasikk, meie eesmärk oligi jõuda tol ajal võimalikult kõrgele oma kvaliteediga. Ja 2003. aastal oli kvaliteet nii kõrge, et meie selekott siis otsustas kasutada Eesti Everesti esimene ekspeditsioon. Tegelikult me disainisime ja tootsime meeskonnale selekotid, jopet, telgid, magamiskott, erinevad riideid, mütsi kindaid, terve suure komplekti. Muidugi kõiki tooteid olnud ise, ma olin projekti juhina, aga kõik oli maad disainitud enda poolt. Ja Alar jõudis ka tippu meie selekotiga ja kui ma õieti tean, et siis üks selekott on ka Eesti spordimuuseumis Tartus Hoiul. Kotte siis hakati tarbima rohkem aastal 1998. Et muisin kodust. Tegin kodulehtel olemas ja kliendid käisid kodus mul külas. Kodu oli nagu klubi, matkajate alpiniste klubi. Tol ajal need noored, kes olid 98. aastal, olid 25, mõni doktorant, mõni oli magister, olid noored inimesed. Hoisid kotti, kadusid ära meie elust, aga läks aeg edasi, nad tulid tagasi, nad olid vanaisaks saanud vahepeal, sest möödas oli 25 aastat juba tollest päevast. Too mees, kes oli tol ajal kusagil 30 aastane, on täna 55 aastane, tema laps on 35 aastane, tema laps on 10 aastane. Et ma olen näinud olukorda, kus meie kott on olnud 3 põlvkonna inimestel, vanaisa, pojal ja lapselapsel. Et isa läks koos pojaga matkama, ütles, et poest kotti saada, et meie peres on kõigil juba olemas. Et sellist kogemus on mitu. See mõttes on nagu huvitav tunne, et 3 põlvkonda on käinud läbi kliente minu juures. Läbi aegade võib-olla 40 000 selle kotti Eesti peale ja ma arvan, et kotid töötavad siiamaani. Hiljuti üks mees esitas meile kaebuse. Vaatamata 20-aastase kasutamisele pole ta kottile katki läinud, ma ei saa uut osta. Et sellepärast ma kardan, et inimene 2 kotti mees osta väga ei taha. Ja noel sisaldab tooteid, mis siis valmistatakse vildist, nahast, korgist. Ja sinna kuuluvad siis kõik valikud, portfellid, käekotid, seljakotid, õlakotid, rahataskud, rihmad, vööd, kõik selline igapäevane meeste ja naiste kaup, mida kantakse käes, õlal, seljas, pigem ilusad asjad. Et need sõjaväelased või siis ütleme meditsiinitöötajad, kellega koostööd teeme, ma palun öelda neile, et ärge tehke veel komplimente, parem tehke veel kriitikat, et mind kriitikab edasi, kompliment paneb ainult suu kõrvuni korraks, aga kriitika paneb mind tööle. Et ma hea meelega iga päev mundin oma eelmise disaini üle, ma alati teeksin paremaks. Minu jaoks pole olemas valmis toodet nagu Tallinna linna. Et ma pigem ütleksin, et kui disain on valmis, siis on nagu toode lõppenud. Et disain peaks olema protsess. Et iga toodet saab alati paremaks, kergemaks, efektiivsemaks. Mul on inseneri mõtlemine kogu aeg kaasas. Ma oskan modelleerida, projekteerida, tean, mis on tugevas õpetus, oskan näha ette probleemseid kohti.
et mina vaatan toodet kui probleemset objekti. Ma üritan probleeme vältida ja teha vähemaks. Et kui tavaline õmbleja vaatab toodet, siis ma vaatab kui niiti ja kangast. Mina vaatan kui katki minevat objekti, või vastupidi, katki mitte minevat objekti. Mina asi peabki katki minema. See ongi eesmärk, ta puruneb. Teine objekt peab olema see, mis ei tohiks puruneda. Aga kui inimene tahab kotti, mis on tema järgi tehtud, siis ta tuleb meie juurde. Sest meie teeme niimoodi, et kui me vaatame inimese kehakuju üle, me teeme õlarihmat inimese kehakuju järgi, võtame mõõdud, paneme sõna otseses mõttes lõiked keha peale, vaatame, kuidas tema kehakummarused on, kuidas tema lihased on, naistel ühtemoodi keha, meestel teistmoodi keha. Vaatame, milline mehe torso, kas ta on selline või on sellise kujuga, mismoodi õlarihmad kinnituvad seljapadja külge. Siis vaatame, missugune inimese puusad on nad ühe teise kujuga. Me teeme siis anatoomilise kujuga puusad, puusavöö, õlarihmad ja seljapadja. Ja lisaks on ka seljakoti vardad, et me põhimõtteliselt painutame seljakoti vardad inimese kehakuju järgi, teeme temale vöö kehakuju järgi ja teeme ka õlarihmad tema kuju järgi. Lõppkokkuvõttes temal on perfektselt istutoode. Tahaks öelda on see, et kui ma disainin toodet, siis ma võtan vastutuse mingisuguse ja mitte mingisuguse pigem suure vastutuse, et ma tahan, et see inimene, kes kasutab meie loodud varustust, jääb ka ellu, et tal on kiirem, et tal on mugavam, et tal on parem kui mõne teise firma tootega. Ma tahan, et see inimene on tänulik varustustootjale selle eest, et tal on hea olla lahingus, kus on väga keeruline olukord. Ja mul on ka sellist tagasisidet olnud, et inimene ütleb, et ta on väga rõõmus, et ta meie varustust on testinud. Erinevates riikides, erinevatel missioonidel on meie varutus käinud, katsetatud, testitud ja need sõjaväelased, kes on siis seda saanud teha, on olnud väga rõõmsad ja tänulikud, et on saanud oluliselt paremaid tulemusi kui tavavarustusega.